Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Tere, head kuulajad, käes on 24. mai aastal 2021 ja digitund on teiega nüüd, et rääkida tehnoloogia maailmast, vahendada teateid ja sõnumeid ja põnevusi, mis meile on põnevad. Mina olen Hans Lõugas ja Henrik Roonemaa, teine saatejuht, ja me räägime täna teile sellest, et Android, maailma populaarse mobiiloperatsioonisüsteem, saab nüüd uue põlvkonna sel aastal ja Google natukene kergitas kalevit nendelt uuendustelt, mis puudutavad tegelikult nii Androidi ennast kui ka mõnda teist Google teenust. Jah, Google on näidanud meile oma uut tehisintellekti mudelit, mis muuhulgas seda näidati intervjueerides planeeti Pluto ja paberlennukit. Siis Apple samal ajal, et vastata nendele uudiste tulvale, tegi oma muusikateenuses sellise sammu, mis võib-olla jätab paljusid külmaks, aga tegelikult ikkagi viib täiesti uuele tasemele selle streamingu muusika. Me räägime Eesti avaliku sektori veebilehtedest, loomulikult nii koroona testimise ja vaktsineerimise kui tegelikult ka muude teemadega seoses. Ja saate teises pooles on meil ka külaline. Me räägime Teli ja turbevaldkonna juhiga Aigar Käisiga sellest, kas krüptorahad on ikkagi anonüümsed, kas neinde liikumist saab jälgida või jälitada ja kuidas ise enda krüptorahade liigutamine turvaliselt läbi viia. Digitund. Nii, läheme siit digitunniga edasi ja räägime sellest, et Google'i toimus suur virtuaalne konverents I.O. Google I.O. on siis tegelikult olnud aastaid nende kõige põnevam üritus, kus nad toovad rahva ette, mida nad on aasta otsa siis uut välja mõelnud. Uuendusi peamiselt siis Androidi ja teistesse teenustesse ka ja selle aasta Google I.O. tuli välja siis esimesed silmaga tunnistatavad vaatepildid uuest Androidist. Android 12 on see, mis tuleb selle aastal välja. Ja mis seal uut on? Jah, mis siis uut, ma tahtsin su käest küsida. Mis seal uut on? Ma kohe sügan kukalt natukene. Ilusamad ikoonid on, ümaravad nupud on ja värvid on uued. Ütleme, peamine uuendus on disain. Rõõmsam ja värvilisem näeb välja, on ju. Et on näha, et on ikkagi värske värviga alanud kevade puhul või algava suve puhul on värske värviga tõmmatud Android üle, aga tegelikult ega muud väga suurt ja põhjalikku ei olegi. Muidugi Android on nii valmis, et me üldse ütleme, mobiiltelefonid on nii valmis, et väga raske on ka ette kujutada, et tulla nüüd mingi tohutu suure asjaga, et me oleme seda siin virisinud aastaid. Aga midagi väga suurt oodat ei ole. Minu meelest samamoodi nagu Apple niimoodi nad lubasid ka ise, et uue Androidiga kaasneb nüüd võimalus teatud autode teatud uksi avada või kasutada telefoni auto võtmena. Ja nagu ikka BMW oli pundis, nagu BMW alati sellisel puhul on nagu miski pärast BMW kohe platsis, Apple'iga nad olid ju ka ja ma ei tea, mis sellest saanud on, et kas on see kuidagi hirmus laialt levinud või ei ole, aga ütleme, et tänaval olevatesse autodesse see vist küll eriti veel jõudnud ei ole, isegi Apple'i puhul, et ma ei tea kedagi, kes teaks kedagi, kes avaks oma autod. Ma vist teadsin kedagi, ühesõnaga uutel BMW-del peaks see lisavõimalus olema, ja mida said Apple'i iPhone'iga siin teha, siis nüüd peaks saama ka uue Androidiga seda sama teha. Ja muide autos on veel üks uuendus, jällegi hea mugav asi, mida saad iPhone'iga praegu teha, et siis kasutada juhtmevabalt CarPlay'd, sama asi, Android auto tuleb siis ka juhtmevabalt. Ja muide, mis on tegelikult ülimugav, kas juba Android auto ei ole praegu juba juhtmevaba või? No nad ütlevad, see on uuendusega. Okay. Ma miski pärast arvasin, et see on praegu ka olemas, aga see tõesti on
no me siin rääkisime ka mingis saates, et see on ikkagi samm edasi, et ülimugav, paned auto käima ja sul on juba Waze ja Spotify ja kõik on nagu ees, et mingit muret ei ole, aga räägi sellest Bluetooth'st siis. ja pigem jah, ma ei tea, selle Androidi kohta ma vist tahtsin veel öelda, et Android 12 ja nagu ikka tuleb see Nexuse telefonidele, noh sellisel kujul on ju, või see Pixeli, vabandust, Google'i enda telefonidele ja no mis tegelikult tähendab, et ega lihtsuralikeni see nagu eriti ei jõua, et ta käib lõpuks kõigi Samsungite ja OnePluside pesumasinast läbi, iga üks paneb sinna oma kujunduse peale, mõni rohkem, mõni vähem Google'i moodi, aga see kõik võtab aega ja ühesõnaga nii edasi, et ei tasu nüüd väga lootma jääda, aga teine asi, mis nad näitasid jah, oli põnevam asi oli see, et nad on loonud siis uue tehisintellekti mudeli, mille nimi on Lambda AI ja see on selline erakordselt hästi kuidagi konteksti tabav ja ka väga selline ütleme loov ja isemõtlev tehisintellekti mudel, aga nad ka ütlesid, et see on ikkagi väga algus veel, et ta teeb vigu ja nii edasi, aga näitasid siis jah seda niimoodi, et Google'i töötajad siis intervjueerisid planeeti Pluto ja intervjueerisid paberlennukit ja siis ma ei saanudki aru, kui palju see oli nagu produtseeritud siis, et kas see tekst nii-öelda oli ka arvuti poolt juba tekstina kõneletud või oli see sinna hiljem selline ilus meeshääl lisatud, aga see olid sellised giftid intervjuud, et Pluto käest küsiti, et kuidas et kui ma sinna tulen, mis mul vaadata on ja üldse, kuidas elu on ju, et ja paberlennuki käest küsiti ka, et kui kaugele sa lennata oskad ja kuidas sind hästi teha või kuidas teha head paberlennukit ja mis ülevalt näha vist on või midagi sellist. Et selline small talk, ameerikalik small talk. Aga see mõte oli siis, et tehisintellekt oskab inimesega usutavalt rääkida või? Ja selle mõte oli nagu see, et nad suudavad elu anda või ütleme tehisintellekt suudab ennast nagu kehastada ümber, et kohandada vastavalt olukorrale, et jällegi, et kui me siin mängiks on ju sinuga, et sina oled nüüd Pluto ja mina olen intervjueerija ja küsiksin su käest selliseid lihtsamaid asju, et kui sa teaksid peast, et mis sul seal temperatuur on ja sa oskaksid endast jutustada küll, on ju. Et see on selline, ma ei tea, mis klassis või lasteaias või lastele on see ülesanne, et jutusta endast. Et praegu pandi siis tehisintellekt seda nagu tegema. Mis on nagu kihvt. Aga ütleme, vältimatut sellist kiiret praktilist väljundit selles ei ole. Võib-olla praktilisema väljundi poolt sina vaatasid, et Google Maps saab uuendusi. Jah, paar asja, mis nüüd lähikuudel jõuab nii sinna uude Androidi kui ka tegelikult igale poole mujale, kus Google Maps on ka teistes telefonides, et mingid sellised, üks kõige huvitavam asi oli see, et nüüd pakub Google Maps marsruuti sihtkohta jõudmiseks, millel on kõige vähem järske pidurdusi. Et tundub, et kuidas nad seda teavad on ju, aga nad lihtsalt nii palju andmeid on neile selle kohta, et kui mõnel marsruudil on palju, kas siis liiklustihedusest või mingit teetöödest, siis on see ohtlik olukord, kui sa järsu pidurduse. Ja lihtsalt tänu sellele marsruutimise otsusele suudavad, nad ütlevad, teevad siis linna ohutumaks on ju. Aga kui see tähendab, et kuskil kellegi vaiksest kõrvaltänavast hakkavad inimesed välja läbi sõitma, sest kus ei ole pidurdusi, siis sellel on oma mõju. Midagi siis oli veel midagi huvitavat. Paar väikest asja, mõned linnad lähevad eriti detailseks linnakaardid, mis on maailma suurlinnad, kus sa vaatad, kus lausa on foorid, on ju, mis suunas ja ja siis oli see, et mida ju inimesed praegu pandeemiavärgsel ajal vaatavad, et nad ei taha minna sinna, kus on väga palju rahvast koos, väga tihedalt rahvamassid, et see on üha rohkem, kui vaadatakse seda, et kus on vähem inimesi ja nüüd ta ei näita mitte ainult konkreetsete asutuste kohta, kohvik või pood, et siin on hetkel vähe rahvast, vaid annavad ka sellise nagu, vaatad kaardi vaatast ühte linnaosa või asumit, et see on kollane, et siin on praegu nagu kas siis crowded või siis less crowded. Jälle on kõik telliskivis põhimõtteliselt. Jah, vaatad ära. Näed kaardi peal ära. Ma vaatasin ka seda demo ja ma tabasin ennast mõttelt, aga et see on ainult juhul, et see on tõenäoliselt ainult juhul, kui sul on Android. Ehk see Apple'i sõda privaatsusega, ütleme nagu siis sõda privaatsuse ärakasutajate vastu, nagu nad seda ise nimetavad, on ju. Sellel on ikkagi väga selgeid negatiivseid tagajärgi. See, mida Google nagu suudab öelda füüsilise maailma kohta, et miks ta seda suudab, ainult sellepärast, et on telefonid, mis Google'ile seda infot kogu aeg annavad, on ju.
ja kui Apple selle kinni paneb, siis on kehv lugu ausalt öeldes. Sul on õigus, aga sul on praegu võimalus veel teha seda, et sa teed iPhone'is lahti Google Maps'i ja ütled talle always allow, et ma luban alati oma telefoni. Ja ma arvan, et see on mingi 0,01% inimestest, kes seda teeb. Ilmselt küll, jah. Aga samas Google Maps ikkagi nagu iseenesest, kui sa ka lahti võtad, ta on väga popp rakendus iPhone'i peal ka. Nii et siis ta annab kohe teada, mingid andmed tulevad. Nii et... jah, et midagi tuleb nagu läbi, aga ma just arvan, et me nagu peaksime aru saama, mis selline ikkagi sellise big data või nende suurandmete väärtus on. Ka, mida Google suudab ju korjata, et jah, seal on nagu selged varjuküljed, aga teistpidi, kui me laseme Apple'il selle lihtsalt maha tappa või selle lihtsalt kinni panna või tegelikult mida nad teevad, selle lihtsalt oma tarbeks, ega oma teenustele neil on see ju lahti ometigi. Et see ei ole nagu hea, et kui me suudaks tekitada sellise raamistiku või mingi süsteemi, kuidas neid andmeid normaalselt edastada. See oleks kasulik. Tegelikult need kaks asja, mis me rääkisime, kus on palju rahvast reaalajas andmed ja näiteks, et kust teed pidi autoga sõites on järsud pidurdused, on ju. Et Google üritab näidata, et meie suurandmed on nagu ühiskonnale head, kasulikud, vähendab liiklusõnnetusi, vähendab mingisugust rahvamasse. Eks see on selline dialoog kogu aeg, et üks ütleb, et seda on vaja, teine ütleb, et ei ole. Jah, aga mulle tundub, et me oleme väga kiiresti lähenemas olukorrale, kus tegelikult peaks olema mingisugune regulatsioon või mingi selline, ma ei tea, kui parema puudumisel riiklik selline jaga ja valitse süsteem, et me näeme, et need suurandmed on ühiskonnale kasulikud, on ju, järelikult reeglistik nende, kogu selle temaatika käsitlemiseks on selline ja see tuleks paika panna. Ma imestaks, kui see on juba Brüsselis valmimas, kuskil siuke plaan. Jah, võib-olla tõesti on just Euroopa Liit seda, kus seda tasuks oodata. Aga me teeme siit pausi ja siis lähme edasi. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Läheme digitunniga edasi ja räägime ka kiiresti sellest, mida Apple siis käis vastu välja Google'i uudistele. Apple Music voogedastusteenus sai nüüd uuenduse ja uuendus seisneb selles, et kõik tellijad ilma hinnatõusuta saavad siis kuulata muusikat ka tasemel, mis on kadudeta või pakkimata, ehk siis maksimaalselt kõige kõrgem digitaalse muusika kvaliteet. Ja, seni on kõik need, just, et seni on kõik voogedastusteenused saadavad üle interneti sulle kõrva pakitud muusika, et tõeliselt sellised fännid ikka tunnevad ära, et see ei ole päris. Aga nüüd saab siis kadudeta. Jah, välja arvatud juhul, kui sa kasutad juhtmevabasid kõrvaklappe. Et sul peavad olema juhtmega kõrvaklapid, aga need Apple'i enda, mis need suured kallid on, AirPods Max või? Max, jah. Mille saab ka juhtme külge panna, aga see ei ole see juhe, et sellest ikkagi ei piisa. Et põhimõtteliselt Apple'il, ma ei teagi, kas on mingisuguseid tooteid, millega siis seda lossless Apple Musicut tarbida. Kõrvaklapp, võib-olla Beatsi mingisugused klapid on või? Juhtmega tõenäoliselt on. Aga see on selline huvitav temaatika, et ma arvan, et peaaegu kellelgi ei ole sellest eriti mingit kasu. Apple muide pakub seda lisatasuta. Et sellest juurde ei pea maksma ja ainuke, ma arvan, kes suudab seda täna kuidagi, kes suudab seda inimestele kasulikuks teha, on Spotify. Et probleem on nagu see, et kui sul on audiofiilid, kellel on väga-väga-väga kallid seadmed, tuhanded, 10 000, 100 000 eurod, siis nemad ei taha seda pakitud muusikat kuulata. Ja ma usun ka, et seal teeb vahet, vähemasti kui sa oled väga keskendunud sellele ja tahad seda parimat taga ajada, siis sa teed vahet, kas ta on sul pakitud või mitte. Kõik teised inimesed, kes kuulavad juhtmevabadest kõrvaklappidest autos, mis iganes, ükskõik praktiliselt, mis muust seadmest, 320 kilobitti, või ekvivalent siis, mida kõik muusikateenused pakuvad, see on küll ja veel. Seal ei ole mingit vajadust nagu selle järgi. Aga need muusikafännid tahavad kasutada tõenäoliselt Spotify Connecti. Täna nad on sunnitud kasutama Tidalit ja Tidal on väga vähestesse nendesse seadmetesse sisse ehitatud. Et tegelikult kõik tahavad kasutada Spotify'd ja losslessina ja seda teenust ei ole olemas. Spotify on lubanud selle käesoleval aastal välja tuua. Nüüd Amazon ja Apple pakuvad seda tasuta
aga need muusikafännid ei saa seda eriti lihtsasti oma kallisse süsteemi sisse, seda signaali mingil mõnusal moel. Sest Spotify on ainuke, kellel on infrastruktuur selle jaoks, teed Spotify äpi lahti ja ütled, et mängi sinna kõlarisse. See on väga laialt levinud, see on peaaegu standard. Nii et Apple ja Amazon, ma arvan, võivad siin üles alla hüpata, kui tahavad, aga tegelikult ootavad kõik, mida Spotify teeb ja Spotify, no näeme, et kas neil on julgust siis nüüd lisaraha selle eest küsida või nad on sunnitud sellega võib-olla tasuta välja tooma, mis oleks midagi eriti lahe. Siis oleks midagi kasu ka kogu sellest värgist. Aga ülejäänutel ma arvan, et ei tasu eriti elevusse sattuda. Vast ei ole kuulda midagi. Kuule, aga räägime veel korra sellest, kuidas orienteeruda Eesti e-riigis. Jaa, meil on mõned minutid aega, me siin saabusime Eestisse tagasi, siis ma hakkasin otsima seda infot, et kus on siis kirjas see, et kuidas sellel eneseisolatsiooni perioodil käituda 11-12 istuda kodus, vältimatul vajadusel võib tööl käia, no me oleme lugenud meediast seda kõik, on ju. Aga just kas sul ei olnud siis, kas üks artikkel kuskil, ma ei tea, Delfis ei olnud see? No võt siis sa hakkad uurima, et artikkel artikliks, aga need asjad ka muutuvad tihti, on ju. Ja siis ma sain aru, et mingil segasel kombel, mingil põhjusel on Eesti avalik sektor suutnud tekitada kohutava hulga veebilehti, kus on igaühel on kirjas, mulle tundub, mingil ajaehtel kehtiv või kehtinud jupike sellest infost, mida mul vaja on. Nad mõnikord viitavad üksteisele, mõnikord need linkid on katki, mõnikord nad ütlevad, et mine Terviseameti lehele, aga linki ei ole. Ja siis Terviseameti leht ütleb, et mine Välisministeeriumi lehele ja linki ei ole või link on, aga link on sinna kohta, kus Välisministeerium ütleb, et mine Terviseametisse. Ja siis ma lihtsalt, see oli uskumatu, et ma seiklesin siis lennujaam, Terviseamet, Välisministeerium, Terviseamet, koroonatestimine.ee, kriis.ee, uuesti Terviseamet, siis Haridusministeerium, siis kriis.ee ja minu meelest oli veel mingisugune leht ja päris kõike ma teada ei saanudki. Ja igaühes oli tohutult pikad infomassiivid, et ma ei tea, äkki võiks või kuidagi teha, ei ole ju nii keeruline teha nüüd siis koosolek ja teha jumala abiga üks koht. Andke inimestele, tehke kontod, Välisministeeriumi inimestele sinna näiteks ja Terviseameti ja ma ei saa enam absoluutselt aru, mis on kelle leht. Ja samamoodi ma üritasin siin Facebookis oli pikem vaidlus jalgratta, selle üle, kuidas politsei kontrollib jalgratturite nõuete täitmist. Ja siis ma vaatasin, me tuleme nüüd ka Eestisse tagasi, et lastel ka rattad ja endal ja kirjutasin siis Google'isse nõudmised jalgrattale. 0 vastust. Ja siis ei olegi sellist asja. Politsei seisab tänaval ja ütleb, et nõudmised peavad olema täidetud. Ja ma saan aru, et kuskil on liiklusseadus, kuhu ma võin seda minna lugema, aga see ei ole normaalne viis asju teha. Ja SEO-d ei ole ja politsei lehel, kuhu ma siis läksin, ei ole ka sellist infot. Vähemasti mina ei suutnud esmasel vaatlusel leida, kas ma läksin Facebooki ja siis keegi ütles mulle seal, et aga miks sa ei läinud liikluskasvatus.ee, kus on see asi olemas? No aitäh! Väga lühidalt, mul on kõik see, mis sa räägid, kuidagi resoneerub viimasel nädalal kõlanud korduvate juttudega, kuidas inimesed on käinud vaktsineerimas ja see kogemus on olnud imeline, ülihea logistika koha peal, aga internetis selle registreerumisel ei tööta. Kas on üks järjekord katki või midagi muud häda, et tundub, et selle e-riik on nagu ennast üle ehitanud juba. Ja mulle tundub muide ka, et see asi on väga üle ehitatud ja mulle tundub, et meile vaatab sealt e-riigist välja see bürokraatia arhitektuur ehk et on amet või ametis on osakond või kuskil on mingid inimesed ja neil on käes määrus ja see määrus ütleb, et just nemad peavad sinna kohta just selle info panema, sest see on nende töö ja nad ei saa ega ei tohi panna seda mujale ja on kõik. Ja siis igaüks teebki oma mingisuguse .ee ja võib-olla paneb sinna infot ja võib-olla viitab teisele jupile infost, aga võib-olla ei viita ka. Ja see minu meelest see on täiesti sügavalt ebanormaalne olukord. Aga me läheme siit pausile ja räägime palju normaalsemast asjast, milleks on krüptoraha. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Digitund läheb edasi ja meiega on liitunud Telia turbevaldkonna juht Aigar Käis. Tere, Aigar! Tervist! Me katsume nüüd kolmekesi siin vaadata krüptoraha maailma ja me oleme ju viimastel kuudel pidanud seda teemat siin mitut puhku käsitlema ja põhjused on ilmselged, et iga nädal toob uusi väga lahedaid ja samas kui sul on raha seal, siis võib-olla väga õudsaid uudiseid sellest, et mis krüptomaailmas toimub.
päris palju tundub see olevat seotud Elon Muski käimiste ja arvamistega, et Bitcoin tõuseb, Bitcoin langeb. No aga samas seda on krüptoraha kogu aeg teinud. Aga me võtaks täna jutuks krüptoraha turvalisuse ja anonüümsuse teema. Sest see on üks aspekt, mida me ei ole digitunnis sellisena käsitlenud ja ma arvan, et on inimeste seas selline ütleme meediast jäänud arusaam, et krüptoraha on anonüümne. Et kui minul on bitcoinid või mis iganes muud coinid kuskil oma nimel, siis mitte kunagi, mitte ühegi nipiga ei saa teada, et need on minu, ma võin nende eest osta šokolaadi või palgamõrvu või narkootikume või mida ma tahan, on ju, et see kõik on selline anonüümne värk. Ja teisest küljest võiks siis rääkida ka sellest, et kuidas krüptoraha hoida niimoodi, et see ka sul on, sest paroolid kipuvad meelest minema, me teame minevikust krüptoraha neid pankasid või neid hoidmise kohti on häkitud ja nii edasi. Nii et keskendume siis täna turvalisele ja anonüümsele krüptorahale. Ma ei tea, kummast me alustame? Alustame sellest turvalisusest, et kui mul neid veel ei ole. et niimoodi ju, ma pean tunnistama, minul ei ole ühtegi münti. Ma ei tea, kas teil on, öelge või ärge öelge, kuidas tahate, aga mina olen aru saanud, et sellist teenust nagu internetipank, et logid mobiil-ID või smart-ID või ID-kaardiga sisse ja sul on pank, kus on krüptoraha ka või ainult krüptoraha, sellist asja ei ole olemas või on? Pigem on sellised krüpto exchange'id nii-öelda või kohad, kus saab osta, müüa krüptot, vahetada seda fiat raha vastu, vahetada seda teiste krüpto nii-öelda rahade vastu ja siis on veel igasuguseid muid selliseid skeeme, kus sa saad võib-olla nii-öelda hoida oma seda raha, eks, või investeerida ja taolisi asju, aga kui me räägime sellist traditsioonilisest internetipangast, noh mõnel määral ta on, eks, et sa logid sisse, sa vaatad oma fonde, eks ju, kas sa kannad need kuskile välja, kas sa teed sealt otsemaksed, eks ju, et ostan sinu käest koti soola näiteks või midagi taolist on ju. Et noh, mingil määral on seal sarnasi küll, eks. Aga sellist, ma mõtlen, et just seda ID-kaardi, smart-ID, sellist nagu turvalisuse poolt nii-öelda eestlase jaoks harjumuspärast turvalist netikeskkonda ei ole? Pigem mitte ja kuigi kõik sellised ütleme auväärt krüpto exchange'id siis ikkagi nõuavad ja väga-väga tungivalt soovitavad, et sul oleks kaheastmeline autentimine erinevatel tegevustel peal, nii sisselogimistel kui siis raha või nii-öelda selle krüptoraha ja siis fiat raha sissekandmisel, väljakandmisel, erinevad teated, kui see juhtub, eks, et tegelikult selle peale mõeldud, sest noh, krüpto see turg nii-öelda on tegelikult päris palju kannatanud igasuguste andmelekete ja nende rahakottide varguste ja taoliste asjade pärast, et noh, et põhimõtteliselt kui krüpto sellel nii-öelda exchange'il juhtuks taoline asi, see tähendaks põhimõtteliselt efektiivselt, et see võib oma pillid kotti panna, et kui keegi veel mäletab, kunagi MT2 väidetavalt siis langes häkkimise ohvriks, kus siis tassiti ära üks väga suur kogus Bitcoin. Kas sulle ja neid näited on veel? Aigar tundub, et võib-olla mõnikord on seal asjad isegi turvalisemad kui tavalisest rahandusest, sest vaata, kui sa kannad välja sellest nii-öelda vahet kauplemisplatvormilt kuskile aadressile see krüptoraha, siis ta sinna läheb ja tagasi seda ei saa ju pöörata, sul pole helistada kuskile tarbijakaitsesse või finantsinspektsiooni, et kuulge, valele kontole läks. Et kui juba see tehingu tegemine on, siis seal on need kontrollid nagu see on see viimane samm ja see on eriti range kontroll. Ja ütleme, kui tavalises internetipangas on see, et ma login sisse, tahan teha kuskil, ma ei tea, K-rautast, ma ei tea, mingid peenraluseid osta, aga panin kontonumbri valesti. Noh, räägin pangaga läbi, selle müüjaga, eks ju, saame selle asja korda. Nüüd, kui ma panen oma mingi Bitcoini aadressi valesti, kas siis, ma ei tea, täiesti mitte eksisteeriva aadressitele, siis see on kadunud. Puh. Seda lõppu sul ei kuhugi minna. Sa vaatad peeglisse, ütled, nii, järgmine kord siis ja täpselt kooliraha. Okei, kas see, kuidas ma neid kontosid sinna teen, kas see on kuidagi minu nagu isikuga seotus, ma pean saatma sinna mingid passikoopiaid või kuidagi verifitseerima ennast või see on ikkagi nagu, ma ei tea, nagu Gmaili konto tegemine, et vali hüüdnimi, vali parool ja anna minna? Ütleme niimoodi, et tavaliselt on niimoodi, et sa saad konto teha,
nendesse krüpto exchange idesse või kuidas see Eesti pärast oleks öelda siis vahetuspunktidesse või börsidele, eks. Et sa võid teha konto ja hakata seal mingil tasemel kauplema, eks ju. Aga kui sa soovid sealt hakata juba raha kätte saama või su kauplemismahud ületavad mingeid limiite, et sa tahad nagu sealt välja kanda raha, siis sa pead ennast identifitseerima. Üldjuhul nõutakse sinu käest siis isikutunnistust, siis näiteks mingeid neid kommunaalarveid, et sinu aadresseid verifitseerida ja nii edasi, eks. Et selles mõttes, et sind ikkagi üritatakse ära identifitseerida. No Eestis on liikunud ju minevikus ringi jutte, no vist kuulujutte, ma ei tea, ma ei ole näinud, et keegi neid oma nime all oleks ka tunnistanud, on liikunud jutte ringi tuntud ärimeestest, kes ka juba väga varakult läksid sinna krüptomaailma sisse ja kes kaotasid oma paroolid ära ja kellel võib istuda, ma olen kuulnud siin väga suurtest summadest, mis on igaveseks kadunud, sest see paberipakas paroolidega on kadunud ja ongi kõik. Kas nii ongi? Kui on unustad ära, oled ilma? Jaa, põhimõtteliselt nii on. Et noh, jah, siin on ju näited ka maailmast, kus keegi viskas oma arvuti kõvakette ära, kus oli 10 000 bitcoini peal ja pärast läks prügimäele seda otsima, eks. Et noh. Aga nii on, kui sa, põhimõtteliselt kui me räägime bitcoinist, seal on sinu privaatvõti sees, millel põhineb kogu see asi, mis on siis kaitstud salasõnaga. Kui sa nüüd kaotad selle võtme ära ja sellest koopiat ei ole, on kõõks. Kui sa kaotad salasõna ära ja ei suuda seda mingi valemiga meelde tuletada, on ka kõõks. No lihtsalt ei ole enam. Okei. Üks asi on veel, sa juba natuke nagu mainisid seda, et selle asemel, et bitcoini hoida mingisuguses mis iganes, eks ole, .com teenuses, ma võin seda hoida mingis failis oma käes, oma mälupulgal, oma kõvakettal, on ju, ma ei pea kasutama mingit teenuseid selleks. Jah, täpselt nii, et tegelikult noh, kui me räägime, on olemas sükest kolm sellist varianti, kuidas üleüldse oma neid coin'e hoida, eks ju, on siis hot wallet, see tähendab seda, et see on sul selline online wallet, kus sa saada makseid, eks, ja saad ka sealt teha kohe makseid. Aga see on ka kõige riskantsem nii-öelda variant, eks ju, kui see arvuti üle võetakse parool ära, eks ju, mingid kloonid on oma walleteid committinud bitcoini või sinna, GitHubi nõrkade paroolidega, noh, segaseid näited on maailmas, eks. Aga see on kõige sellisem kasutajasõbralikum, eks. Kui sul on vaja, noh, kui sa majandad bitcoini maailmas, sul on vaja midagi kuhugi saata, ostad mingeid asju, vahetad sõpradega ja nii edasi, et see on nagu väga mugav inimesele. Teine variant on siis nii-öelda cold walletid. Sinna alla liigituvad ka sellised asjad nagu hardware või riistvaralised rahakotid, eks. Mis siis on, kas siis on nii-öelda, sul on eraldi täitsa dedicated riistvara selle jaoks, näiteks Ledger Nano või Trezor, eks, mis on sellised tuntumad. Või siis sul ongi eraldi selle jaoks täiesti tehtud mingi masin, kus sul istub selline primaarne rahakott, kus sul on nii-öelda põhiraha ja siis sa sealt näiteks transferid selle USB pulgaga oma sellesse kuuma rahakotti nii-öelda või hot walletisse mingeid selliseid väiksemaid summasid, millega sa iga päev majandad. Kes on lugenud neid, mäletame neid Migiire koomikseid, seal oli Onu Robertil oli see suur maja, mis oli kuldmünte põhimõtteliselt, noh, otsast otsani täis, ta sukeldus sinna sisse, et see on siis see nagu cold wallet, et see on üks selline väga turvaline hunnik kulda. Ja siis, kui sa linna peale lähed jäätist ostma, sa paned sealt mõned mündid rahakotti. No põhimõtteliselt küll, jah. Aga samamoodi seda külma rahakotti tuleb ka hoida, et see salasõnad ja asjad ja kõik. Ja siis tegelikult on veel selline kolmas fenomen või variant on ka nii-öelda paper walletid, kus siis ongi sinu private key põhimõtteliselt on välja prinditud ja sa pistad selle kuskile kuhugi tulekindlasse seifi ja õpid selle parooli pähe või kuhugi teise seifi, eks ju. See on päris pikk parool vist või palju seda päheõppimist on? Ei, selles mõttes sa võid ju sinna panna nagu ka suhteliselt lihtsa parooli, on ju. Aga ma mõtlesin, sa õpid terve selle võtme pähe, et see vist ei tule kõne alla. No on erinevaid inimesi, võib-olla mõni osad inimesed on ka paberi peal üritanud ju bitcoini arvutada, nii et
ja okei. Selge, me vist peame tegema siia oma esimese pausi ja siis läheme edasi. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Digitund läheb edasi, meil on külas Aigar Käis, kes on Telia Eesti turbevaldkonna juht ja me teeme, mulle tundub väga sellist puust ja punast sissejuhatavat kursust krüptomaailma. Saime teada, kuidas neid hoida. Läheks nüüd selle teise juurde, kui siin vist oli eelmisel üle-eelmisel nädalal see suur USA naftajuhtme vastane rünnak, mida me ka Digitunnis kajastasime, siis aita Hans, mis selle grupeeringu nimi oli? Darkside, jah. Darkside, jah. Siis kuidagi raaliti välja, et milline oli see nende mingi Bitcoini nagu rahakott, eks, mida siis hakati jälgima, saadi aru, et sinna kanti raha ja et ka ütles, et nad siis tegid need Bitcoinid vist ka rahaks või kandsid sealt kusagi ära. Mina olin aru saanud, Aigar seleta mulle, mina olen aru saanud, et Bitcoin on väga anonüümne ja keegi ei tea, kelle oma mingi raha on ja kuidas see kuhu liigub. Mis siis tegelikult toimub? Täpsustuseks see, et see Darkside rahakott, mis kätte saadi, oli see, mille kaudu nad tegid makseid siis oma nendele nii-öelda affiliate'idele või vahendajatele nii-öelda. Et see, kuhu neile makseid tehti, selle saatus on eks ju teadmata veel. Aga kui me räägime siin anonüümsust, tegelikult Bitcoin on selline avatud võrk, kõiki tehinguid saab igaüks jälgida netis. Oota, kui mina kannan sulle näiteks ühe Bitcoini, mis on väga suur raha, ma ühte ei kanna, aga ütleme, et ma kannan ühe. Teeme teistes. Sul on hea päev, ma kannan sulle ühe Bitcoini. Kas siis Hans näeb seda kuidagi, et mina kandsin sulle ühe Bitcoini? See transaction läheb siis avalikku nii-öelda raamatusse, kus kõik saavad vaadata, et mis aadressid see kanti, kuhu kanti, palju kanti ja ka need nii-öelda Bitcoini võrgu kinnitused on siis seal näha. No ilmselt on eriti hea veel, kui ma tean konteksti, näiteks, et sama näidet jätkates, et Henrik tegi selle kande sellel kuupäeval, ma ei tea, mingisugune, ütleme 18 mai, selles ajatsoonis, sellel kellaajal ja see summa ei ole täpselt 1, vaid näiteks, ma ei tea, 0,456. Siis mul on sellest tohutust ülekannete võrgustikust ju eriti hea otsida ja kas on nii on, et ma näen ju siis tegelikult seda, kust see ülekanne tuli ja ma näen, palju Henriku rahakoti raha alles jäi ja mis ta on oma rahaga veel varem teinud. Selles mõttes, et ütleme, kui sa lood Bitcoini rahakotti, siis ta on ikkagi vaikimisi tühi, eks ju. Sa pead sinna kuidagi raha peale saama, seda Bitcoini ja selleks sa pead ülekande tegema kuskilt teisest rahakotist ja see jääb samamoodi maha nüüd sellesse avaliku nii-öelda ledgerisse siis. Aga seda sa ei tea, kas see oli Henrik, kas see oli mina, kas see oli, ma ei tea, keegi kuskilt Hiinast on ju. Aga kui me nüüd räägime sellest privaatsust täpsemalt, siis Bitcoin ei ole mõeldud selles mõttes selles osas privaatseks, et ülekanded ja need saajad ja vastuvõtjad oleks kuidagi väga obfuskeeritud on ju. Aga kuidas siis saab teada, on üks variant, kui inimene siis identifitseerib ennast ära krüpto kuskil börsil on ju ja saab sealt kaudu. Teine variant on, kui sa kasutad sama rahakotti näiteks oma käsilastele maksmiseks, siis see tuleb kuskilt välja, et kui näiteks ametivõimud saavad kätte ühe sellise tegelase, kes sai makseid, saavad teada selle rahakoti aadressi, siis nad saavad välja võtta, eks ju, kogu selle tegevuste ajaloo sellelt saatjalt. Ja siis on võimalik juba hakata ringi koomale tõmbama. Ja nii et põhimõtteliselt, mida sa ütled, on see, et need rahakotid on avalikud, aga need on lihtsalt sellised nagu pseudonümid, et me ei tea, milline isik, me vältimatult ei tea, eks, et milline isik on ühe või teise nagu rahakoti taga. Täpselt. Aga palju sa, Aigar, oled kokku puutunud ka igasugused teistega, et kui me räägime, Bitcoin on kõige kuulsam ja nii-öelda etalon on ju, aga nüüd hiljem ja eriti, kui me räägime võib-olla sellest kuritegevusest ja turvaprobleemist, siis kasutatakse selliste maksete tegemiseks muid valuutasid, kus see ülekande summa ja saaja ja adressaat ei ole alati nähtavad, nagu Monero. Oled sa nendega kokku puutunud?
ja on täiesti alternatiivseid variante, ongi privacy enabled coins, eks ju, näiteks nagu Monero, Dash ja veel mõned, aga näiteks Lõuna-Koreas on need keelatud, osades riikides veel, ütlen paljudes riikides on sellised privacy põhised krüptovaluutad tegelikult keelatud, kes siis hägustavad ära või segavad ära siis kes kellel saatis, palju saatis, et isegi kui sul kui sa näed seda ülekannet või seda tehingut seal avalikus võrgustikus, siis seda ei ole võimalik kuidagi kokku viida, sul ei ole võimalik agregeerida, et nüüd see rahakott oli konkreetselt nüüd selle 10, ma ei tea, mingi väti kasutuses on. Et aga need on jah, paljudes maades keelatud. Monero ilmselt ongi kõige kuulsam, et praegu vangis istuv John McAfee promotis seda hästi tugevasti, et ja Dash ja muidugi. Aga kui need rahakotid ka Bitcoini puhul on ikkagi, selles mõttes anonüümsed, eks ole, et me näeme, et mis rahakotti kui palju liikus ja me võib-olla näeme seda ajalugu, aga et kui me ei tea, kelle omad need on, siis kas siis ongi nagu selline Sherlock Holmesilik järeldamine, et sa viid niidi otsad kokku ja sul tekivad kaudsed tõendid, et see vist peab olema see rahakott, nende oma? Umbes, ütleme, kui võtta seda konteksti, kui näiteks sina pead nüüd lunavara tegelastele hakkama nüüd maksma, eks ju. Et tahan oma kassipilte kätte saada, okei, ma käin selle Bitcoini välja. Et siis selleks tarbeks tavaliselt genereeritakse iga kliendi jaoks unikaalne rahakott. Ehk need maksed, mis sinna poole lähevad, kuhu iganes, näiteks Darkside, siis iga kliendil oma rahakott. Et kui seda niimoodi kaugemalt vaadata, siis sa ei saa aru, sul ei ole võimalik kokku viia. Aga kui nüüd sina oma selle ransomware node'i välja võtad, siis on see Bitcoini aadress seal. Et selle kaudu sa saad aru, et kes siis nüüd lõpuks sinu käest võib raha küsida. Et siis sa saad vähemalt umbes aimdu, et mis pätirühmitus parasjagu kiusab sind. Aga kui me saade hakkab lõppema, siis paneks selle hästi lihtsa sellise küsimuse siia, et me ka teame, eks, et need kurjategijad kasutavad Bitcoini, et kas ta siis on anonüümne, suhteliselt turvaline raha liikumise ja enda isiku politsei eest peitmise meetod või ta ei ole? Bitcoini kõik piisava sellise arvutusvõimsuse korral on kõiki tehingud võimalik siis nagu tegelikult jälitada, aga sa ei tea, kes seal taga on. Selles mõttes on ta anonüümne, aga näiteks igasugused need krüptobörsid, exchange'id ju panevad teatud tuntud sellised rahakotid, kus on varastatud või ülekandeid tehtud ja seosed nendega tegelikult panevad nad blacklistidesse näiteks. Ja samamoodi on ka politseil olemas sellised aadressite kogumikud, et pannakse siis teade peale, et kui sealt mingi raha liigub, eks ju, siis hakatakse vaatama. Et kindlasti Bitcoin on alternatiiv ja seda võiks kasutada siis selliseks rohkem headeks otstarveteks, kui siis hakata mingit kohutavat musta skeemi arendama, eks ju. Aga samas seda vist tehakse endiselt, et Bitcoin on kõige populaarsem krüptolunavara inimeste rahakott või ei ole? Võib öelda küll nii, sest Bitcoin on nagu kõige laialdasemalt levinud, eks ju, tal on kõige suurem turu see positsioon, kui me vaatame lihtsalt tavalise raha kontekstis, eks ju, ja teda on kõige lihtsam rahaks teha. Kui ma võin ju samamoodi, ma ei pea seda ülekannet tegema üle, ma ei tea, krüpto exchange'i, ma panen ühe Bitcoini mälupulga peale koos selle uue genereeritud aadressiga ja siis toon sulle või saadan postiga. Aeg on piiratud nagu ikka, aitäh sulle, Aigar, ma loodan, et kuulajad said vähemasti natukenegi aimu sellest Bitcoini maailmast, millest muidu me loeme ainult niimoodi ridade vahelt ja justkui iseenesest mõistetavalt, et jälle Bitcoinid liikusid kuhugi kurjategijate kätte ja nii edasi. Aga ma arvan, et meil ei ole pääsu selle teema käsitlemisest tulevikus. Digitund on tänaseks läbi. Aitäh kõigile kuulajatele ja kohtume nädala aja pärast. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia.